Tervitused! Pühapäev täna 21. september ja sügis kogub tuure ning sõidan siis linnast maale ja pakime kalastusasjad ning lähme jõe peale. Proovime leida ilusat ahvenat, et sügis ju selleks kõik eeldused peaks andma. Kus siis ahven peaks hakkama parve koguma ja aktiivselt toituma, et vaatame, kas mul on õnne ning saame kuskilt äkki siis võtma ka selle kala. On minna Keila jõe keskjooksule Lohult peale, sealt Loone linnuselt ja sõita Kohila poole. Seal neid ilusaid käänakuid jagub, et eelmine aasta mul õnnestus ühest august sügisel oktoobri alguses püüda siis 5 pätsi. Need tulid praktiliselt ketti, et mingi parve peale sattusin ja kala mõõt oli üsna ilus, et siuksed 300-400 grammised. Eelmine nädalavahetus olin selle lõigu peal, eesmärk oli samuti ahvenat püüda, aga midagi seal kiita ei olnud. Paar väikest ahvenat sain, aga õnnestus üks koti kalahaug saada ja mõned momendid seal olid veel. Ma jätangi praegu need kaadrid siia eelmisest püügikorrast seni, kuni ma siis lähen maale ja paneme asjad peale ja siis õige pea näeme varsti juba siis tänasel püügil ka, vaatame, mis see toob. Aga seni jah, siis praegu need eelmised videokaadrid eelmisest püügikorrast. Katsusin siin ahvenat Dropshoti rakendusega ja siis sõberhaugi Nolt viis mu rakenduse minema. Vot sul kalavõtt, ilmselt haug. Anna ainult õige toon kätte. Pildusin mingit roosat siin. No, korralik mõõdukala, aga kätte saamine. Ai. Abiks ikka. Võtud poole pealt käime. Tuli ahvenakene. Aga see on liiga pisike. Tavaliselt ma mingi tooni usku väga ei ole, et püüab see, mis otsas on, aga praegu ikkagi naturaalne toon pigem. Neid töötavad. No nii, jõudsin maale, et hakkame sättima siis tänaseks püügi peale. Korrast raske kahurvägi ahvenale kuivab veel. Tõin uut kraami natukene juurde ka siin. Sellised mõnusad naturaalsed toonid. Paneme karvi täis ja siin selline tunduvad ahvatlevad. Eelmine kord töötas see selline pruun ja kus juures erksad toonid nagu mingit tulemust ei and. Vaatasin eelmine kord isegi sogases ja kõrges vees töötas tumedamad naturaalsed toonid paremini kui need eredad erksad. Sai neid juurde võetud siin just tumedamaid spetsiaalselt. Jõudsin siia kohale, vaatan, vesi on päris kõrge ja olud ei ole ikkagi need, et siin tuli ikkagi nädala jooksul nüüd kõvasti vihma, see tase on siin veel rohkem. Aga vaatan, et äkki leiame mingi vaiksema käänaku ja sopi kuskil, kus ikkagi midagi õnnestub kala näol ka näha.
eesmärk on siis ikkagi ainult ahven. Ja augid ma lasen kõik tagasi, isegi mis on mõõdus. Ei, alamõõdulised võtan kaasa. Jah, et ahvena peal, et äkki saab midagi. No siin kohe esimese käänaku peal olen mõned visked teinud ja pean ausalt tunnistama, ma ei ole siin kunagi võttu saanud. Kunagi kui kaldalt käisin püüdmas kunagi ammu, siis mingid haugi võttan siin olnud kunagi, aga nüüd kajakiga käima hakkasin siin, siis olen need võtukohad juba siin enam-vähem selgeks saanud. Opa, oli nagu tonks, aga või oli oks, käis niimoodi tõnks. Aga langemise pealt käis tõnks ära küll. Vaatame, kas siin on hamba jälgi või. Ei tea, vaat ei ole vist. Lasin uuesti vaiksemalt läbi selle koha pealt ja ta võttis jah mingi puunoti külge, sain ta lahti. Täpselt sama koha peal käis. Vale häire. Jah, nüüd oli võtt küll. Kala siples otsas ka natuke aega. Väiksed ahvenad ilmselt. Käisin mitu korda tõnks ja siis tegin pausi ja siis uuesti kerisin, oli juba taga. Jätsin rida paigale, tundsin jõngsatas, see oli kas väga pisike aug või ei olnud midagi erilist. Vähemalt midagi on toimunud juba, annab ju edasi usku. Ja need põhikäänakud alles tulevad, mis ma tahan siin läbi kammida. Kuskil jälle, kus ma tean, kus ma olen võtte saanud, hankundan ära, siis kammin põhjalikumalt. Silla alla peaks ju ka ahven kogunema. Lähme paarutame siit tagahoovidest ära. Võtan läbi paar metsasemat, suuremat auku, mis siin jääb eemale nendest tagahoovidest. Ja kus siis olen, eelmine kord oli mitu võttu ja mingi väikseid ahvenaid. Paar tükki tuli ja siis see mõõdu kala tuli sealt pärast tagasi teil ühe sirge pealt. Praegu on hea minna alla voolu, tagant tuul, pärast tagasi vastu tuul, kui ei muutu suunda ja siis vool on vastu, aga see on niisugune nõrk ikkagi. Siin tuleb üks sopp ja suurem auk, et siit ka eelmine kord sain võtta, et siin ma ankurdan ära, kammin põhjalikumalt seda käänakut siin. Vaadake, kui sügav siin on, tahtsin ankrusse lasta, ankur ei ole põhja jõudnudki ja veaks jälle poili ka siit alla ära. Ma ei tea, üle 5 meetri või. Jõhker. Nii, sättisin siia ääre poole täpselt sisekurvi. Siit saan mõlemas suunas ja keskel igale poole rahulikult. Vahetan tooni ja panen vähe siukse tummisema luti. Pealt on ta pruun, alt on roosa. Vaatame, mis see teha võiks. Vaikus, vaikus. Olen siin proovinud nüüd juba mõned kohad ja voolullas kanda ja ei saa neid võttusi kätte hetkel. Kell on kuskil, ütleme, 2:30, 3 võib-olla isegi hakkab saama, võib-olla siin
õhtu eel hakkab midagi toimuma. Nii, ja oligi võtt. Kas ahven on ilus või on aug? Väga ilus ahven. Korralik ahven. Ops. Tuli üks ära. Nüüd siin, kus ma ka lootsin. Nii, panen ta siia kahva praegu. Proovime sealt kohe veel. Nii, ai, läks ära. Siplase oli, võttis korraks. Ja ongi kõik ja ei pruugi ju ta tahta ka rohkem. Panen selle praegu kasti ära. See ei ole nüüd teab mis eriline päts, aga täitsa arvestatav. Panen praegu ühe offset variandi ja proovin siit taimestiku vahelt vaikselt läbi kerida. Paneme hoopis pöörlema, vaatame mis see teeb. Võib-olla ilm on ju siuke suviselt veel soe siin 21. septembril. Ei tule siit pöörleva peale ka, liigun natukene edasi veel, vahetan nüüd kohta siis. Miski kala on taga. Väike hauginolk vist. Vai ahven ikka. Ilus ahven. Opa. Vahet. Korralik. Tuleb paati ka või? Oi. Näe, õnnestus veel. Ja see on juba ilusam. Ja, täitsa kena, ei oska niimoodi öelda, 300 võib-olla. Pika pausi järel üks võtte see sama lant. Tulin samasse sappi teiselt poolt ja puu alla langemise pealt. Proovime veel. Kohe. Aga jah, no eks sellise jõe peal tegelikult olegi ta rohkem. Tuleb rohkem protsess ise nautida kui kala saamist. Panen natuke veel tumedama pruuni siin. Meenutab ju natukene ööussi ka. Solgutame seda. Teeme veel ühe värvi vahetuse, paneme kollase loti hoopis nüüd.
peab katsetama. Landikaduga tuleb ka tegeleda, just jätsin ühe tugeva jäiga rondi külge sinna põhja. Eelmine kord selle koha peal oli päris mitu võttu, aga ilmselt väiksed ahvenad käisid togimas ja sest ühe ma sain kätte ka. Vaikne jõe sopikene, äkki on siin kala kodus. Koer on kodus. Hirmutab kalad. GoPro akud said seal jõe ääres lups ja lups tühjaks, et ma rohkem seal filmida ei saanud ja ega seal midagi rohkem ei toimunud ka. Et püük läbi ja sõidan nüüd juba tagasi. Jäi siis need 2 ahvena pätsikest seal, et aga vaatab siis edasi, et võib-olla oktoobris jõuaks veel korra sinna kanti, et tegelikult see potentsiaali ma arvan, et on rohkem, et tuleks lihtsalt rohkem otsida ja võib-olla isegi pikem püügipäev võtta. Aga noh, see kala saamine on boonus, et naudime ikka kalapüüki ja protsessi. Näeme siis juba järgmises.